Võro, oma ja hää. Nii. Restorani sildil istub kana, keda maaler kukkeks kavatseis. Ja haav on noor, kuid igatsus on vana. Siia tulla tihti tavatseis. Ja haav on noor, kuid igatsus on vana. Siia tulla tihti tavatseis. Ja on veel, kui käpp on mees, näkku Jussi kotis keeb, jälle porgandipüree. Tere jälle! Ja jälle oleme meie Jussi ja abilistega siin köögis ja ikka selleks, et koos süüa teha. Ja täna me teeme, no ma mõtlesin tükk aega, et võiks ühe salati teha. Sellise salati, mis lastele ka kindlasti meeldib ja maitseb. Ja selleks, et salatit teha, on meil vaja kodujuustu, sellist lihtsat. Sööme salat. Ja natukene õuna, natukene pirni, värsket kurki ja röstsai, kuhu peale siis see salat kõik serveerida. Väga hea. Selleks, et salatit teha, nii nagu ma ütlesin, läheb meil vaja ka kurki veidi. Mina lõikan need siis väikse noaga. Väga hea, tulebki väikse noaga lõigata, siin on veel kätud ka nii väiksed, et suurega ei saagi nagu päris hakkama. Aga mina olen päris kokk ja siis lõikan suurema noaga. Niimoodi. Lõikan... Aga emme lõikab suurema noaga ka. No muidugi emme on ka suurem, eks ole ju. Emme tahab ka teha. Nii, mina lõikan nüüd need kurgid sellisteks väikesteks tükkideks. Ma usun, et ema ka lõikab sul kurke hästi väikseks tükiks või siis võileiva peale. Ei, ta lõikab ikka neid vorste tüki. Vorsti tükid lõikab kurgist. See on ka päris huvitav asi. Nüüd ma annan teile siit kahvli ja siit, ole hea, tõmba siit kahvliga siit pealt siia kausi sisse. Noh, proovid. Nii, mina hoian seda lauda kinni, sina võta kahvel ja tõmba siia kohupiima sisse. Niimoodi, wow. Ja nüüd ma lõikan siia veel natukene õuna. Ja kuidas nüüd selle soolaga on, seda peab siis emme, eks ole, kodus otsustama, kas me paneme soola selle salati sisse või ei pane. Aga ma tahan öelda, et sina ka kuula jänku Jussi, et kuna kurgil on oma maitse ja õunal on oma maitse ja neil on kõik need head asjad korralikult siin sees, siis mina ütlen seda, et võib-olla ei olegi vaja siia üldse soola panna. Minu kodus on tavaliselt nagu asjad. Aga suhkrut? Suhkrut me siia, no ma ei tea just, et kui sina kurki armastad näiteks suhkruga süüa, siis miks mitte. Aga kui nagu ei ole harjutud kurki suhkruga sööma, siis võib-olla ei tasu ka seekord. Nii, ja nüüd natukene happukoort siia. Mina saan sünnipäevaks autokleed. Hästi väikene. Kodus on automultikas ka. Segame selle salati kenasti läbi. Tegelikult on nüüd salatitega, ma räägin teile ka, et salatitega on selline asi, et salatit enne söömist, salatit võiksid seista üks 10-15 minutit, jõuate ühe korraliku multika telekas ära vaadata, siis on meil siin sai, et selline kandiline sai, kuhu peale me siis teeme selle võileiva. Sellest tuleb võileib? Jah, selline salati võileib, selles mõttes, et alati ei pea salatit kausi sisse panema, vaid on tore ka teha selline hommikune värske salat. Enne lasteaeda võib-olla veel, kui jõuate. Kas teie sööte hommikuti kodus ka? Jaa. Väga hea. Mina söön alati seda lastevorsti. Alati sööd? Jah. Iga päev? Jah. Kas putru ka sööte? Jah. Putru peab sööma, siis jõuad ja siis saab tugevaks. Minu levikpudru on kaerahelbe pudru. Kaerahelbe pudru, see on tõesti hea. Meil on selline üks maitse ja siis... Mina söön porgandit iga päev. Vot, võtke Jussist eeskuju. Tal on väga tervislik eluviis. Niimoodi. Aga meil värvi on valge kodu. Jaa, aga mul on mitu tükki sõpra ka, Karina ja Rihat ja Berit. Nii, sõbrad on väga tähtsad.
aga meie võileib ja salat ongi valmis, selline lihtne, kerge ja loomulikult lastesõbralik, nii et emme-tissid, kui ei ole ideid, siis see on üks selline paras söök just lastele. Hakkame sööma. Jah, aga kohtume. Tšau! Ta saab hakkama lõikamisega. Kas me saame siia kööki või ei saa? Restorani sildil istub kana, keda maaler kukeks kavatseis. Ja haav on noor, kuid igatsus on vana. Siia